Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Power on meie elektritootmise süda. Kahjuks tõsi on see, et oma täit võimsust nad kasutada ei saa, sest elektritootmise põhimõtted kogu Euroopas on natukene teistsugused. Teadupärast on meie elektrijaamad põlevkivijaamad. Samuti haldab ja koordineerib ettevõtte tööd põlevkiviõli tootmise vallas ning koordineerib ka kaevhanduste tööd. Nüüd on prokuratuur alustanud teatud kuriteotunnustel ettevõtte tegevuse uurimist, sest on alust kahtlustada majanduskuritegu. Kriminaalmenetluses uuritakse, kas kellegi tegevuses esinevad kuriteotunnused, mille tagajärjel on tekitatud Enefit Power aktsiaseltsile kahju. Kui suur? Seda ma ei saa hetkel kommenteerida. Selgelt pöördub uurimine tagasi aega, kui Enefit Powerit juhtis Andres Vainola, kes sellelt ametikohalt taandus 2024. aasta septembri alguses. Uurimise põhjused võivad olla Auvere elektrijaama pidevad seisakud ja remondid, mille kulud ei vasta väidetavalt tegelikkusele. Kriminaalmenetluse ajend on tulnud erinevatest allikatest, muu hulgas Riigikontrolli aruannetest, erikontrolli raportist. Kuna uurimine on alles tõendite kogumise faasis ja kahtlustus kellelegi esitatud ei ole, siis on raske öelda, kas eelmiselt juhilt üldse ütlusi võetakse. See selgub menetluse käigus, et milliseid tõendiallikaid on meil tarvis küsitleda. Kas tegemist on konkreetse võimaliku kahtlustusega, kus riik on saanud mõõdetavat majanduslikku kahju? Tänase seisuga konkreetset kahtlustust ei ole kellelegi võimalik veel esitada. Menetluse käigus kogume tõendeid, mille tulemusena saame otsustada, kas on põhjendatud kahtlustus kellelegi võimalik esitada või mitte. Eesti Energia jääb ise alustatud uurimise osas vaoshoituks ja selgelt uurimist kommenteerida ei soovi. Mis aga puudutab võimalikke kahjunõudeid, siis ka selles osas Eesti Energia juhtkond veel seisukohta võtma ei kiirusta, sest lihtsalt neid nõudeid esitatud veel ei ole.